Ettevalmistus tegelikult oli puudus, et peamiselt panimegi meeskonna kokku ja tellisime särgid, et rohkem me nagu harjutanud ei ole. Tegelikult siin sellise ürituse juures oluline on ju see, et lõbu tunneks sellest mängust ja et see annaks mingi emotsiooni ja loomulikult nagu ikka alati kõik spordimeeste puhul on võitnud oluline, et ega seal muud ei ole. Kohtunikud on ju professionaalsed, eks ju, juua saab, vett saab, karikad on kõik olemas, milles probleem? Kuude kaupa ja iga päev trenni. Tegelikult me tegime ühe trenni enne ja sellise koosseisuga me ei ole mänginud. Meie oleme mänginud 3 mängu ja kõik me oleme kaotanud siin mingi 2-3 punktiga, et tegelikult midagi, välja arvatud viimane game, aga midagi hullu ei ole, iseenesest täitsa võtta. Igas tiimis on 1-2 väga tugevat, 1-2 sellist kohatäitjat, et ülejäänud nagu enam-vähem keskel. Väga hästi läks. Ma arvan, et see on eelkõige ettevõtluse asi, eks ta teine päev on raske, aga küll leiab selle hetke. See tund 2, selle peab leidma, sport nõuab, eriti võrkpall. Kõige tähtsam on kindlasti meeskonna tunnetus, hea läbisaamine, vestlus ja loomulikult ka mõnus nädalavahetus võrkpalliga. Tase on ikka väga kõva, et meil selliseid päris profimängijaid ei ole. Meie meeskonna kapten tegelikult on ka vigastatud ja tema jäi meest maha, nii et aga tase on väga kõva. Valmistus me otseselt sama võistkonnaga tegelikult ei ole kordagi mänginud, mingit proovimänge ei olnud ega midagi, aga me teeme koos trenni ja tegelikult alguses, kui siia tulime, siis esimene mäng või esimesed 2 mängu isegi olid sellised konarlikud, aga muidu on hea. Ma arvan, et positiivne suhtumine, et jah, mängu ajal ilmselgelt käivad vahepeal tunded üle, aga üldiselt hoiak oleks positiivne ja et isegi kui jääd viimaseks, siis sul on tuju hea, sest sa oled terve päev otsa mänginud.